Viimast korda enne poodiumi suvepuhkust on oluline rõhutada spordi olulisust. Olgu see siis seda ise tehes või sporditeemalisi teadmisi kogudes. Sporditeemaline mälumäng Poodium alustab nüüd. Järgmise tunni jooksul me pakume teile põnevaid uudiseid, fakte ja teadmisi spordi kohta. Meie saade on lihtne. Igas saates on meil 2 tiimi, 2 kaptenit ja 2 külalist. Meie tänase sinise tiimi külaliseks on värskelt USAs isikliku rekordiga üliõpilasmeistriks kroonitud Pipi-Lotta Enok. Tervist! Tere! Sa oled 2 aastat olnud nüüd USAs. Trend Eesti kergejõustiklased USAsse on päris suur üldse sportlaste hulgas. Miks te sinna USAsse lähete? Mis seal paremat on, mida seal pakutakse? Eks see nii-öelda süsteem on seal parem, et nii-öelda haridust ja sporti samal ajal teha, et järjepidevus on see ju, mis viib nii-öelda edule ja seal on nii-öelda see süsteemis sees, mis siis nii-öelda aitab kõigele kaasa. Pead nagu reaalselt matemaatikatunnis ka käima või oled ainult staadionil? Ei, ma ikka sügisel käisin matemaatikatunnis ka. Nüüd oled sa Eestis, sul on suvi. Pikalt sul Eestis olla lastakse? 2 kuud umbes saan siin kodumaad nautida. Ja kas sa pead oma sportlikke võimeid Eestis kogu aeg näitama või saad puhata ka? Ei, ikka tuleb mõlemad korraga, nii et jah. Naudid kodus olemist? Muidugi. Väga mõnus, ma soovin sulle tänases mängus edu ja sinu kapteniks on täna või siis ütleme külaliskapteniks on Markus Jürgenson, kes alles hiljuti käis meil saates Kasperiga, võitsite dramaatilises lõpulahingus saate. Kas täna oled sa tulnud siia selleks, et näidata Kasperile, kuidas seda mängu nagu päriselt mängima peab? No kindlasti jah, et tundub, et ta natuke hakkas pabistama ja kus ta sõitis Brüsselisse ära, et ei, eks paistab, kuidas täna läheb, et tulime võitma ikkagi. Väga mõnus. Soovin teile mõlemal edu ja meie punane tiim on täna, võiks öelda, tiimlegendid. Külaliseks on legendaarne raadiohääl, DJ, hommikuärataja ja nüüd ka taaskord aasta raadiohääl Rauno Väiks. Tervist. Aitäh kutsu. Kas hommikuäratuste, õhtuste plaadimängimiste vahel jääb aega natukene ka spordi peale mõelda, sporti vaadata või ise teha? Mõelda on küll jah, aga vaadata mitte. Ja minu sporditegemine pidub siis koera jalutamisega, et 5000 sammu üle päeva ja tagasi diivanile, et ma olen hästi käib spordimees. Pikkust vaadates võiks arvata, et oled arvestanud ka korvpalli? Ja arvestasin ja korvpalliga ongi see, et miski, ma ei teaks, vanus, iga, aga kuidagi ebamugav on mängu lõpetada, et segab jalutamist ja ma olen selle pooleli jätnud. Ma saan aru, ma ise ka mängisin kunagi kõvasti jalgpalli, aga nüüd neid vigastusi tuleb liiga palju, et lihtsam on mitte mängida. Soovin sulle edu. Aitäh. Ja kapteniks loomulikult legendaarse märksi, legendaarne sõber, legendaarne raadiohääl ja tänaseks olümpiakomitee turundusjuht Margus Kiiver. Tere! Tervitus! Oleme lugenud siin viimase aasta jooksul kõvasti, kuidas Vanilla Ninja tuleb tagasi ja Nexus tuleb tagasi ja et minu küsimus siis ongi, et kas mina saan kunagi meenutada, nostalgitseda oma lapsepõlve ja kuulata hommikuäratust Märks ja Kiiver? Me oleme Märksiga selliseid one-off'e teinud küll, et mingisugustel tähtpäevadel ta on mind kutsunud, sest mul raadiot ei ole, eks ole, tal on, et ta saab mind kutsuda ja kolleeg Maris vist eelmine aasta, üle-eelmine aasta üllatuskülaline sünnipäeval, et selles mõttes on kolleegiga alati hea uuesti kokku saada, neid asju teha, aga kas ma nüüd nagu tahaksin, mitte üldse nagu Märksi isikus ei ole kinni, et kas ma nüüd nagu tahaksin temaga uuesti jälle iga hommikuprogramme teha, siis Märks kunagi rääkis mulle ka seda juttu, kui ta siin oli between jobs, et nüüd ta on Retro FMis oma õige ja väärika koha Marisega leidnud, seda on hea kuulata, aga siis ma ütlesin talle lihtsalt ühe asja, et vaata, et võta nüüd kätte ja vaata seda filmi Kormoranid nahkpüks ei pesta. Ei taha sellist. Ei taha sellist. Need naljad ja asjad, mis me tegime, me olime teises vanuses ja need võib-olla tänasel päeval nii enam ei tööta. Võib-olla... Jaa, aga mul on väga palju salvestusi sellest ajast, kui me koos tegime ja ma olen nagu olnud päris mitmel korral, et kas neid jagada avalikkusega või jätta ikkagi isiklikku arhiivi, aga ma arvan ka, et äkki mingi keskkonna loob, et... Mina tahaks loo keskkonnast ja protsent sissetulekust ma olen always happy. Väga mõnus, loodame, et te olete ka õnnelikud mängu lõpus. Edu poisid teile mängus. Ja nüüd, kus meil on koosseis teada, alustame esimese mänguga.
Esimeseks mänguks on meil loomulikult algviisiku mäng. Mängu mõte väga lihtne. Hakkan kuvama võistlejatele ekraanile pilte, nemad peavad ära arvama, kes on pildil. Vastavad õigesti, punkt kirjas, vastavad valesti, midagi hullu ei juhtu. Üks hetk tuleb ekraanile kuldne täheke, siis saavad võistlejad panustada 1–5 punktile. Vastavad õigesti, saavad panustatud punktid endale, vastavad valesti, lähevad nulli või lähevad punktid maha. Et asi oleks õiglane, siis loomulikult tiim Legendid. Teie saate teha sooja ja võtame teile ette teie esimese algviisiku pildi ja vaatame, kes siit alt välja tuleb. Sõna algviisik on muidugi tuttav termin. On. Isiklikult. ja Kossupoisil ikka, eks Annan teada. Tennisemängija on ju? On. Mitte eestlane? Ei, ta on siuke karismaatiline tüüp, ütleme nii. ei ole Mark Lajal, eks ole, kes siin ka muide... Tõuseb. Margile on nagu väga hea meel. Aga kes see võiks olla? See on see Kreeka kutt. Kreeka kutt. Nii, mis ta võiks olla? Selles mõttes on... Ei oska kuidagi aidata. Selles mõttes on nagu hea, et kolleeg ikkagi, eks-kolleeg niimoodi toetab, et... Ja. Sellest saatest täna tuleb. Oota, peame siin mingi konkreetse nime ütlema. Jaa, ikka pead nime. Ikka nime pead ütlema, sellest Kreeka kutist usu mind ei piisa siin. Kui ta nimi oleks Kreeka kutt, siis piisaks, aga praegu ei lähe hea. Mis ta nimi on? Kas on see Nick Kõrgõlõs või mis iganes nimi oli? Nick Kõrgõlõs, paneme lukku. No paneme Nick Kõrgõlõs lukku, vaatame. Hea küll. Kürgios. Ma annan teile selle punkti ära, sest et ütleme häälduse viga, aga suund oli õige. Nii et Märk, sa võid keerata siit endale ühe punkti lauda. Ainult häälduse viga või? Ainult häälduse viga oli hea. Ja võtame teile ette järgmise pildi ja vaatame, kes teil sealt alt välja tuleb. See on jalgrattur. See on õige. See vist isegi on Eesti jalgrattur. See on Eesti jalgrattur, jah, sest kas see sinimustvalge tekitas sus sellist lipu järgi praegu vaatasin. Aga see võib olla ka välismaa jalgrattur, kes võistleb Eestis. Jaa, aga kostüüme on ka ikkagi suhteliselt. Ärme nüüd siin vaidlema hakka, et jääme Eesti jalgratturi juurde. Kas ta on nagu tegev? AG2R. No see on legendaarne. Ja. Kui sa selle nüüd välja lugesid, siis sa peaksid vastust ka teadma. AG2R. R-iga algab nimi, ei alga. Ei, aga R on ta nimes küll, perekonna nimes. Aga ma arvan, et see on äkki mingisugune vanem pilt, Decathlon, kõik jutud. Nii. Ma arvan, et see on ikkagi ka, et kuna siin on legendid, nagu sa ise ütlesid, see on sinu sõnad, mitte siis see on ka legend. Ma arvan, et see on nüüd äkki värske spordi olümpiamuuseumi kuulsuste halli liige Jaan Kirsipuu. Tõepoolest, tegemist on legendi Jaan Kirsipuu Tour de France. Etapivõitja ja kõik muud jutud. Ise oleks Kangert pakkunud. Oleks. Aga võtame ette järgmise pildi. Kangert ka ju pensionär juba. Sellest suund oli õige. Ja vaatame, kes teil järgmise pildalt välja tuleb. Hoopis on meil tegemist siin kuldse tähekesega. Ja täna meil on helifail, nii et kõrvad kikki ja tahame teada. Panustame ka, eks ole. Aga panustate ka muidugi, jah, vabandust. Seda numbrit ei keera või? See keera ikka. Keera. Jaa, see on sinu töö täna. Püüa millegagi saada. 1–5 punkti, mitmele punktile panustate? Nii palju panustab. 1–5. Teeme 3. 3 on hästi. 3 ja kuulame, kes meil täna siin räägib. Kui esimene kord oli meie grupis seal Soome, Kreeka ja Ungari, siis kõik olid tegelikult väga napikad küll kaotused, aga me jäime sinna pidama. Siis järgmine mäng olid juba minu arust nagu võrdsemad vastased, aga ikka ei suutnud me võita. Ja nüüd siis selle kogu asja nagu lõpp oli see, et ikkagi me ei suutnud Küprose vastu enamat. Küprost või sisse jalgpalli ilmselt. Ja. Markus, saad sama juttu korra uuesti rääkida? Ei, Markus ei ole. Markus ei ole või? Ei ole. Tegelikult? Vanem ajal tundus, ei tundnud või? Jaa, aga... Enam-vähem sarnane küll. Hästi sarnane küll. Kesimooga mõtlesin. Aga legendidest rääkides, ma arvan, et selle legendi eks-kaasa on aega, et sinu saates saanud sõna toidu teemal. Okei. Kindel. No proovime peab. Proovime. Okei, Andres Hooper. Õige. Keerake 3 punkti lauale, võtame ette teile järgmise algviisiku pildi ja vaatame, kes siit alt meil välja tuleb. Kes on see naisterahvas püssiga? Vihjeks võin kohe ära öelda, laskesuusataja, mitte eestlane. Ilus naine. Ja see on nüüd... Üks põhjus, miks ma hakkasin laskesuusatamist võib-olla isegi vaatama. Ja ma isegi mäletan, Lauri on seda siin saates deklareerinud, kas saate käigus või äkki see oli isegi kusagil... Kardina taga, jah. See on see põhjus, et TTV näitab laskesuusatamist. Ma arvan küll. Jah, et Rivo Saarnale ta äkki ka meeldib. Itaallane.
jätka. Mul selles mõttes ma ei oska siin kaasa rääkida Ütle ära. Dorotee Viirer. Dorotee Viirer, loomulikult on õige vastus. Laskesuusa iluduskuninganna jätkab õnneks karjääri, nii et sellega kõik hästi. Ja võtame... Ma teen numbri. Võtab numbrid ja see on tema töö täna. Ja võtame ette teile viimase algviisiku pildi ja kes on need sporditegelased pildid? Need on, natukene aitab kaasa, et naissportlasel on nimi rinnas. Nimi rinna peale pandud. Aga see on ainult pool punkti, eks ole. Pipi Lotenniselt pannakse nagu puusalt ära need, eks ole. No sa ka. Amet kohustab, jah. Aga tõepoolest jah, et meie naisodaviskaja Ketli Tugi ja teda juhendav, tuka järgi tunned ikkagi ära tegelikult on siis meil Magnus Kirt. Õige. Rohkem sportlasi ei ole pildil seal üks. See on tagapeal. Kui sa selle treeneri ära arvad, siis ma annan võidu kohe ära. Aga keerake punktid lauda. See on teie töö, mina teid selle koha pealt ei kontrolli. Hea töö. Siit sai 2 punkti või? Oota, ennem sai 3 punkti. Te ise teate, mis te teete? Teil on 7 võib olema. Sa ise annab praegu ära, kui nad ise tähele ei pane, siis te võite nii ka tegelikult jääda. Aga tüdrukud poisid, teie algviisik ootab ees lahendamist. Võtame ette esimese pildi ja vaatame, kes siit alt välja tuleb. No see on see... Sa tead? Jaa. Ütle kõva häälega. Sina oled Ameerikas ju oota, aga ma nüüd siin mõtlen. Serblane. Jaa, serblane on küll, jah. Sa ütlesid õigesti, NBA meister. Jokic ja Nikola Jokic, värske NBA meister serblane. Tõepoolest soovitan vaadata ka tema intervjuusid. Väga hea huumorisoonega mees. Ja võtame teile ette järgmise algviisiku pildi ja siit alt tuleb välja, kes tuu võiks olla. Jaa, aga see ei ole spordiga seotud ju. Ma küsisin. Tema on sportlane, motosportlane, Eesti kõige kiirem naine võiks öelda veel. Abna? Ei. No vaat, Tahate punkti kinkida? me kingime, mina sellest naiste motospordist, ma ütlen, ma seda ei jälgi. Mul on täiesti must maa, et ma isegi ei hakka siin kedagi pakkuma. Paku. Ka siin saates osalenud Jasmine Hüppraus. Õige vastus. Tõepoolest, punkt läks praegu ära. Lugu, võtame ette teile järgmise pildi Jokicest, võite punkti endale kirja ka panna. Kuldne täheke ja tuleb teile samamoodi helifail, mitmele punktile panustate. 1 miinimum, 5 maksimum. 1 punkti olete ära kinkinud, vastased panustasid 3. Ma kapteni õigusega siis võtan selle. 5. 5 läheme ja kuulame. Pikalt maas. Kes meile räägib? No see ongi koondise teema ja siit tulebki see, et koondise treenerid, see staff, mitte ainult üks peatreener, kes seal istub ja kogu see staff, kes seal ümberringi on, et nad peavad tegema väga-väga head valikud. Neil peab olema täpne ülevaade sellest, mis konditsioonis mängija on, mis situatsioon temaga on, kas ta on mänginud, milline mänguvorm on. Nii. Legend taas kord. Suur legend. Oli ka mulletiga. Lege mullet oli tal. No sina ilmselt vist ei tunne ära. See on niisugune kauge maa seal. See on jah, tal on poeg umbes sama kui sina. Marko Kristal. Õige vastus, 5 punkti te teenisite selle vastusega. Tõepoolest Eesti jalgpallilegend Marko Kristal meile rääkis ja see jutt on salvestatud täpselt siin samas koha peal, kus me praegu seda saadet salvestame. Aga võtame teile ette järgmise algviisiku pildi ja vaatame, kes siit teil alt välja tuleb. Kristjan Tšehh. Nagu sa näed, nimiga rinna peal kirjas, eks ole, väike vihje, aga seda, mis sul tarvis ei olnud. Tõepoolest, Kristjan Tšehh, kettaheitja Kanteri õpilane on õige vastus. Ja viimane algviisiku pilt tuleb teile nüüd siit. Kristjan Rosenberg ja Risto Lillemets. Näite inimesi kergejõustikareenil ja punktid tulevad. Tõepoolest, mis meil siin nüüd see seis jäi? 8. Ai, väga mahlane skoor. Sellega lähme käime ära reklaamipausilt. Mänguseis on 8-8, oleme reklaamipausilt tagasi ja alustame järgmise mänguvooruga, milleks on uudistemäng. Mäng väga lihtne. Ma olen võtnud uudistest välja kas sõna või pealkirja või mida iganes ja tahan teada konteksti. Võistlejad vastavad õigesti, punkt kirjas, vastavad valesti, ei ole hullu kedagi. Kuna mänguseis on viigis ja meil majas on ikkagi üks naisterahvas, siis viisakas oleks ju esimene uudis anda
teile. Nii et sinine võistkond, kõrvad kikki, kuulake, uudist kõlab niimoodi. Täis nagu tarakan või tuumapohmell. Inglismaa jalgpallistaar oli nigelas seisus. Kellest on juttu? Kas Kyle Walker, John Stones, Jack Grealish või Phil Foden? Jalgpalli jälgimine. ei, See on siis, ütleme, meistrite liiga finaali järgne lainetus, see uudis. Jah, no Kyle Walker oli see mees, kes seda tarakani seal kantseldas, ma tean. John Stones on lihtsalt siuke ontlik pika kasvu, tore mees ja Phil Foden on pereisa. Aga see möllumees, kes ikkagi korralikult seal lamenti lõi, oli ikkagi Jack Grealish ja tundub, et tal ikka oli elu parim aeg, et see on see vastus. Jack Grealish on tõepoolest õige vastus ja väidetavalt mees pidutses 4 päeva peale meistrite liiga võitu ja järgmine päev teda veel nähti mänguvormiga mööda linna ringi uitamas õllepudel käes. Mees nautis elu, aga paljud inimesed kardavad, et rikub Haalandi ära. Kas hirm on põhjendatud? Ei, no ei usu, et kes Haalandit ei anna ära rikkuda. See on nagu siuksed legendaarsed Tartu Rocki võidupeod. Aga ei, seal ikkagi see oli jah, ma natuke jälgisin natuke lähemalt seda üritust seal, et see oli ikkagi korralik asi, mis seal püsti pandi. Seal ikkagi lõpetati Ibizale. Ja, lihtne ei ole. Aga punktel ilusti kirjas, keerake kella peale ka. Järgmine uudis, tiimlegendid kõlab teile niimoodi. 8-aastane Robin Räikkönen on sarnaselt isaga täielik kuldsuu. Mitu sõna Robin hiljutise intervjuu ajal ütles? Kas 6, 12, 18 või 26? Tegemist on siuke lobamokk. Kimi Räikköneni pojaga ja teadupärast Kimi ei olnud kõige suurem sõnasepp ja poeg on kukkunud samasse auku. Aga jah, poodiumi intervjuu oli, sai 3. koha ja siis küsiti ta käest Meie saate intervjuu või? Meie saate intervjuu ei olnud. Robin oli poodiumi peal. Vabandust. Aga mitu sõna noor Räikkönen öelda võis intervjuu ajal? See on nüüd nagu see koht, et Margus, loe uudiseid, mitte ainult pealkirju. Ja mul täpselt sama, et ma seda pealkirju. Aga ma võin sulle öelda, et kui sa seda uudist oleksid lugenud, sa ei oleks seda sealt kätte saanud, sellepärast, et ma lugesin ise need sõnad kokku. Ja. Sellepärast, et jah, minu teadmine lõpeb selle kuldsuu koha, et sealt ma edasi ei lugenud. Et selles mõttes... Äkki laps on emasse, võib-olla see räägib rohkem. Et Kimi Räikkönen, ma ütlen, et Kimi Räikkönen intervjuud on sellised nagu sisutühjad, need on konkreetsed. Et selles mõttes, mis siin ikka aega kulutada. Räägime asjast. Saving a shit on ju legendaarne tegelikult. Aga okei, räägime numbritest, et mis ta võis olla? Mis ta võis olla? 6, 12, 18, 26. Mitu sõna ütles? Intervjuu ajal, ta on noor kutt, ta on üsna noor kutt. 8-aastane. Ma arvan, et kui see intervjuu pälvis tähelepanu, siis võiski olla, et ta räägib ka vähe ja Lauri hakkas sellest kokku lugema neid. Või teine variant, et Lauri imestas ja vaatas, et täitsa lõpus see vend räägib, et ma valiks nagu äärmuste vahele praegu üldse ise. 26 või 6 või? Või jah. Tahan vastust. Kisa, meni, aiken, hüvin. Ma ei tea, lähme 6 peale. Jääme 6 peale. Jääme 6 peale. Vaatame, kas 6 on õige vastus. Ja tõepoolest 6 on õige vastus. 6 sõna Robin oma intervjuu ajal ütles ja need olidki põhimõtteliselt yes, no, I don't know, et sealt väga pikka juttu tulnud punkt kirja. Ja tuleme teie juurde tagasi ja tuleb teile küsimus niimoodi. Manchester United saab rekordilise summa eest uued omanikud. Kui suurest summast on juttu? Kas 4,65, 5,8, 6,1 või 6,5 miljardit? Pappi liigub, aga kui palju? Pappi liigub, jah. Lugesin uudist. No sa peaks ju teadma, Manchesteril on Ameerika omanikud ju. Glazerid, neil omanikud on jah, ja lahti tahavad ära müüa. No Saudid tahavad ära osta. Ei no seal ostjaid on ju igasuguseid, siin on isegi soomlane käis läbi isegi. Kas teid Beckham ei olnud? Mul jäi ka nagu meelde korra, et kaalus seda. Ma arvan, tal ei ole nii palju klotsi võtta, kui sa nüüd. Ta või just sai Messi endal. Naise rahad. Et see on teada, et seal müügiks vist läheb, aga no suurt vahet ju ei ole, kas ta on 4,65 või 6,5 miljardit. Natuke on. No nipet-näpet siia-sinna, aga kuna me ilmselt vist konkreetset vastust ei tea, siis no pakume... Sipi, mis sa arvad? Kuhu poole sinu naiselik vaist tõmbab? Mis summa eest sa selle männu ostaksid?
ei tea, see mingi 6,1 võib olla või? no paneme ikka maksimumi siis ära või? 6,5. Paneme 6,5, et ikkagi maksimumi peale. No vaatame, kas 6,5 on õige vastus. Ei ole, 5,8 miljardit on õige vastus. Jaa. See on hetkehind, see võib tõusta. See on hetkehind. See on see, mida küsitakse. Avaturumajandus. Praegu tõesti viimane pakkumine, mis Saudid on teinud, on olnud 5,8 miljonit saate salvestus hetkel, aga tõepoolest see kõik võib veel muutuda. Punktidele siit ei tule, kurb lugu, aga Team Legendid, teile järgmine uudis ja kõlab niimoodi. Sinu leib, ralli küsimus. Autoralli MM-i etapi korraldamine tõi riigile sisse miljoneid. Kui palju? Kas 35,6, 42,6, 52,6 või 55,6 miljonit eurot? Tegemist on Mehhiko. Tahtsin küsida, et mis riik see on? Mehhiko. Mehhiko riigi. Vist küll sel aastal külastas 600 000 rallifänni ja tuli läbi turismi, siis see raha sinna regiooni nii-öelda sisse pumbati. 600 000 korda, mis see piletihind on seal? See ei pruugi ollagi, aga see just läks nagu majutused, söögid, joogid. Sa võid võtta selle järgi jah, et keskmine rallifänn jätab sinna toimumispaika suurusjärk mingisugune, ma ei tea, 100 euri päevas. On kuskil niimoodi, et... Siis nädalavahetuse enda pikemalt. No jah, et ütleme, et mingi 4 päeva kindlasti on, eks ole, seal, et kui sa turistina tuled. Ja see on käinud ka Mehhikos rallit vaatas. Ja siin muidugi maksab eristada ka seda, et kas see on nagu konkreetne papp, mis tuli või on siis nagu see, nagu seal Lõuna-Ameerikas armastatakse arvutada, et on see kaudne tulu. Tulevikus hakkab, meile tuleb dinerot sisse, et Ma sain uudisest aru, et see on otsene. Mis see vastus võiks olla? Otsene? Et otsene või? 600 000, seal asjad väga palju maksavad. Märks, sa oled rohkem rahamees. Jaa, ilge rahamees. Jääks keskmiste variantide juurde. 52,6. Pane midagi kõhutunne. Suure kõhutunnega. 52,6 milli. Okei, nõus. Tahate ka pakkuda midagi? Järelikult olen valesti. 42,6. 42,6. Vaatame, kumb on õige, kas see 52 või 42, hoopis 35,6. Nüüd polegi see ralli nii äri midagi. Nimelt jah, Mehhiko siis 35,6 Lubi ei osta selle raha eest. Sisse tõi, aga punktid jäid mulle ja Markus ja Pipi võtame teile järgmise uudise ja tuleb see selline. Indikaari täht tunneb F1 sõitjatele kaasa. Miks? F1 sõidetakse teise koha peale. Sõidud pole nii intensiivsed nagu Indikaaris. F1 on liiga tihe kalender või sest F1 mängib auto suuremat rolli kui sõiduoskus. Kuninglik vormelisari F1 on, Indikaar nüüd kuninglik ei ole. Indikaar jälle Ameerika teema. Nii USA saade. Tuleb seal... Ma nii palju aitan, et kõik on õiged. Jah, üldiselt. Aga mis ta ütles? Aga no jah, mis ta ütles? Et tõepoolest sõidetakse teise koha peale, see on nagu selge, on ja no see esimene väide on natukene huvitav. No ma mõtlesin ka selle peale, et... Aga noh, jälle kuna konkreetset vastust teha Indikaaris, mis nad sõidavad seal, Indikaar sõidavad ringi ju lihtsalt. No ei, see on nagu vormel, aga lihtsalt Ameerikas ja teised tehnilised näitajad. Et on ka ikkagi nagu vormeli moodi, vormelit meenutav tegelane. Täitsa vormel. No jah, täitsa vormel jah, et ta ei ole nagu kereauto. Ei, nad ei sõida avalikult. Et ikkagi ringrajad kurvide ja sirgetega. Mul ajasin sassi praegu selle. NASCAR jah. NASCARiga läks sassi, et siis oleks natuke midagi välja mõelnud siin. Aga jälle suhteliselt huupi. Mis sinu kõhutunne seekord ütleb? No ma pakuks, ma ei tea, täitsa huupi. Pipi? Ütleks täht, huupi. Ütleks täht, aasteeni. Natukene loogiliselt. Paneme C. No nii, ei, paneme B. Saame ka vastata vist. Et F1 on liiga tihe kalender, nii, mis te tahate vastata? Paneks D-lukku. D, et auto mängib suuremat rolli kui sõiduoskus. Aga vaatame, mis see õige vastus olla võiks. Sõidud pole nii intensiivsed kui Indikaaris. Mõtleta selle all siis seda, et kui sa oled tagumise otsa mees, siis sinna sa jääd ja ette sa tulla ei saa, aga Indikaaris on masinad võrdsemad ja saavad pakkuda tihedamat konkurentsi. Kumbki teist nüüd punkti ei saanud, 9-9 on seis ja sellega võtame ette järgmise vooru, milleks on Kapten küsib.
Meie tänased kaptenid on mõlemad ette valmistanud ühe küsimuse, et vastasvõistkonnale loomulikult kaigas kodarasse loopida. Margus Kiiver, sina hakkad küsima esimesena küsimust. Markus ja Pipi, teil palun panustada 1-5 punktile. Mitme peale mängite? Seis on tasa 9-9. No, mängime arvestades ajalugu. No paneme keskmik 3. Läheb 3. Margus, palun, kõlagu su küsimus. Ja, hiljuti sõideti siis kuulus Le Mani 24 tunni sõit ja mille poolest on selle sõidu raames tuntud britt Edward Ramsden Hall. Kas ta sõitis terve võistluse üksi, sõitis oma vahetuse lahtise kapotiga, osales enda ehitatud autoga või tema tiim kaotas liidrikoha, kuna Hall magas nii sügavalt ja ei tulnud oma vahetust sõitma? No nii. Millega Hall kuulsaks? Märks muheleb siin. Viimane vastus on variantil huvitav. Sinu elu tuli tuttav amploa ja magad sisse või? Ei, no ma võin öelda kohe, et Le Mansi 24 tunni sõitu ma ise ei jälgi. Ma ei tea, kes on Edward Ramsden Hall. Ma olen paljud ei tea. No võt, ma eeldan, et Pipi ka ei ole sellega kursis, aga siis tuleb mingit loogikat siin kasutada. Aeg tiksub. No 24 tundi üksinda sõita on võimalik. Lahtise kapotiga ma ei usu, see on suhteliselt võimatu. Enda ehitatud autoga, no mis sinu kõhutunne ütleb? Ma ei tea, võib-olla see esimene variant. Et sõitis terve võistlus üksi, 24 tundi pani jutti. Lähme selle peale, paneme lukku. No paneme lukku, jah. No paneme lukku, Margus. Õige vastus kõlagu. Ma olen täiesti uhke teie üle, te saite pihta. Et tõepoolest, aga see oli aastal 1950 ja ta on üks ja ainuke vend, kes on selle võistluse üksi sõitnud. Tal oli mingi tagavara sõitja ka, et juhuks kui midagi juhtub. Ja kui küsiti ka selle kohta, et mees ei tulnud kordagi autost välja, et mismoodi sa nagu need WC probleemid lahendasid, siis vala ütles sellise lause. Ütles, et green overalls old guy. Väga hästi, 3 punkti teile kirjas. Markus, sina hakkad kohe küsima küsimust, mitmele punktile te panustate? Palju panustame? Teeme ka 3 äkki või? Pingelise võistlus huvides, et taha väga eest ära minna. No. Väga hästi, 3 peale mängite. Markus, palun, sinu küsimus kõlab nüüd. Ja, no ma ikkagi tegin oma eeltöö ära ja Märks on siis kõva kossuvend olnud, ma lugesin meediast, et teatavasti Tallinn ja Tartu on suured korvpallikantsid meil siin, aga mitu Eesti korvpallimeistri tiitlit alates taasiseseisvumisest 91. aastast on meistritiitel rännanud väljapoole Tallinnat või Tartut. Okei, see on päris valus. Variant A1, B2, C3, D4. Hea küsimus. See on väga hea küsimus. Väga hea küsimus, jah, et ühte ma tean kindlasti Rannula ja Pärnu, eks ole. Üsna hiljuti. Ja, just Kalev on ka võitnud mõne korra. Kalev on nagu Tallinnast. See on kas väljapoole Tallinnat või Tartut? Väljaspool. Proovi nüüd Tartust väljapoole korra. Rakvere oli millalgi mängus päris tugevalt sees. Kas ta meisterile jõudis või? Vist mängis 3.-4. peale. Või oli finaalis, aga langes äkki. Minu teada Rakvere, ütleme nii, et seda vist võib-olla ma mäletaks. Mis seal veel võis kunagi olla? Rapla, ei ta nii kõval tase oli mänginud. Jaak Karpmann. See aasta mängis alles. Jaak Karpmann seal head tööd teinud, aga vist mitte meistritiitli vääriliselt 91. Muidugi selles mõttes, et see 91. ettepoole. 91 ma mängisin ise ka veel. Nii, mis see vastus võiks olla? Noh. Paneme A1, Pärnu. 1 ja Pärnu. Anna vastus. Õige vastus. Õige vastus, tõepoolest, 1 ja Pärnu. Nii et teilegi punkt kirjas, seis on meil 12-12. Lähme käime ära kiirel reklaamipausil. Matk poodiumi kõige kõrgemale astmele jätkub ja meid ootab ees külaline küsib rubriik. Tänane külaline on teile kõigile teada-tuntud mees, kes muidu seisab minu vasakul käel, aga praegu on kaugel välismaal. Nii et Kasper Elissaar, palun küsi oma esimene küsimus Margus Kiivrilt. No nii, tervitused Strasbourgist ja poodiumirahvas. Esimene küsimus tuleb minult täna Margusele, sellepärast et ma tunnen, et ta natukene igatseb jalgpalli. Ja juhuse tahtel saabusin ma siia Strasbourgi läbi Frankfurdi
ja veel suurema jõuse tahtel oli see buss, mis mind Frankfurdist Strasbourgi tõi, kohaliku jalgpallimeeskonna esindusbuss, ehk siis hooaeg läbi sai sellise bussi otsa. Ja minu küsimus kõlab Marguse võistkonnale sedasi. Mis on selle Eestiski mängimas käinud Frankfurdi jalgpalli esindusmeeskonna nimi? Kas see on A. Skyliners, B. St. Pauli või C. Eintracht? No nii, poisid. Frankfurt, Saksamaa. Mis on selle klubi teine nimi? Skyliners, St. Pauli või Eintracht? Eintracht. Õppisin mõlemad saksa keelt koolis, aga kooli lõpetamisest on nii palju aega. Ain on üks, on ja. Ain on üks. Jah, minu teadmised Frankfurdi esindusklubi osas on fantastilised. Paar aastat tagasi tõesti käisid Floraga mängimas siin ja isegi, kui ma ei eksi vist 2-1 või mingi siuke see seis jäi, et teerulli siin ei toimunud. Frankfurdi Eintracht, Flora. Ma ei tea, mul on kuidagi jah, et see nagu hakkab nagu kellasid lööma, et see võiks nagu olla sellepärast, et kui ma nüüd nagu mõtlen seda, et hakkas seda bussijuttu rääkima, siis ma arvan, et bussi külje peale oligi kirjutatud Skyliners, mis oli, ma ei tea, mingi bussimudeli nimi. Bussijuhi nimi oli Paul ja... Siis oli bussipeatus, oli Paul, Sant Pauli bussipeatus. Sant Pauli bussipeatus. Aga äkki jalgpallistaadioni juures? Sant Pauli bussipeatus. Sant Pauli jah, ja siis lähme selle C ja Eintrachti peale. Ja paneme selle lukku. Paneme lukku. Kasper, anna meile õige vastus. Õiged vastused ka. Frankfurdi jalgpallimeeskond on mõistagi Eintracht. Muidugi on. Kirjas. Muidugi on. Väga hästi. Markus ja Pipi, tuleb teile ka Kasperilt küsimus ja kõlab see niimoodi. Minu teine küsimus tuleb siis minu asenduskaptenile, Tõravere mehele ja tema tänasele kaaslasele. Ja küsimus tuleb siis järgmine. Te näete minu selja taga ka Euroopa Parlamenti. Minu küsimus puudutab Andrus Ansipit. Andrus Ansip teatavasti oli aastaid Brüsselis Euroopa Komisjonis volinik. Minu küsimus on järgnev. Kui mitu kilomeetrit sõitis Andrus Ansip aastas jalgrattaga, kui ta elas Brüsselis ja oli seal volinik? Vastuse variandid kõlavad järgmised. A. 1500 kilomeetrit, B. 3500 kilomeetrit või C. 5000 kilomeetrit. Kui palju ta siis aastas jalgrattaga puras? Head nuputamist. Head nuputamist tõesti. No, 1500, 3500, 5000. Pipila, kuidas sa arvad? Mis sa tundub? No ma arvan, ta sõitis suhteliselt palju seal, sest et see on rattaga ta sõita armastab, jah? Ja. Mis seal muud ikka teha, eks ole? Jah, tööd pole ju. Ta ju sõtkus siin ju, kui ta meil siin peaminister oli, sõtkus ka ju Tartu-Tallinna vahetki. Et... No ma arvan, et see kõige suurem nagu arv on. Võtta kaua ta oli seal üldse? Aastas. Aastas, ühes aastas. See on ühes aastas? Ühes aastas. Ja noh, seal väga vist lumega nagu probleeme ei ole, võiks arvestada. No, kuhu Pipi, mis sa mõtled? Kahe vahel. Nii, mille vahel sa oled? Kõige suurem 3500 või 5000. 1500 ma ei usu, see on liiga vähe. No ma olen lukku siis midagi. Aga äkki, kes tööd oli palju, et ikkagi jõudnud. See huvitav jah, et seal ikkagi leitakse aega, vaata. Aga mis see vastus võiks olla? Paneme lukku midagi. Paneme 3500. Ai, ja pakun. Paneme 3500. Kasper, palun anna meile vastus. Õige vastus on see, et Andrus Ansip sõitis aastas jalgrattaga vähemalt 5000 kilomeetrit. Punktid jäid praegu kahjuks saamata, aga 5000 kilomeetrit tehke kinni või tehke järgi või makske kinni. Iga päev mingi üle 100 kiltsa nagu. Korralik. 150 kiltsa. Hotell oli tal kaugel. Mänguseis on meil 13-12. Ootab ees meid eelviimane mäng. Kui meile eestlastele tundub, et jaanipäeva ümbruses olev aeg on nii püha, et siis ei tehta sporti, vaid puhatakse, siis kogu muu maailm nii ei arva ja sporti ikkagi tehakse. Nädala eelvaates võtamegi ette tuleva nädala paremad spordisündmused. Siin voorus jätame kõrvale viisakuse, vastab see, kes esimesena nuppu vajutab. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa. Väga kena. Võtame ette teile esimese nädala eelvaate küsimuse ja hakkan seda asja arutama siit.
21. juunist kuni 8. juulini toimub meeste jalgpallis U21 Euroopa meistrivõistlused. Milline meeskond tuli 2021. aastal U21 jalgpallis Euroopa meistriks? Kas Portugal, Hispaania, Holland või Saksamaa? Markus, palun. Ma ei tea seda täpselt, aga ma pakun Hispaaniat. Pakud Hispaaniat. Märks, mis me pakume? Kiiresti. Pakun Portugal. Mõlemad on valed, õige vastus on Saksamaa. Tuleb järgmine küsimus teile. 24. juunil ehk siis jaani laupäeval toimub taaskord UFC Fight Night, kus peamatsis lähevad vastamisi Emmet versus Topuria. Aga küsimus tuleb siit. Kui palju küsib raha ühe õhtu eest kuulus ringikuulutaja Bruce Buffer? Kas 15 kuni 20 000 $, 25 kuni 35 000 $, 40 kuni 80 000 $ või 50 kuni 100 000 $? Markus, sa olid kiirem. Maksimum ikka. Nii, Märks. 100 tonni ühe õhtu eest. Ei no, vastus. Vastus. C, 40 kuni 80. Sina ütlesid? D. 100 tonni. 50 kuni 100 000 on absoluutselt õige vastus. Ja noh, kui te teate, kes see mees on, siis ilma temata, olgem ausad, ühtegi spordivõistlust või boksivõistlust ei peeta, nii et võib küsida küll. Järgmine tuleb siit. 22. kuni 25. juunini sõidetakse järjekordne WRC etapp Keenias. Mis riigi sportlased on võitnud kõige enam Safari rallit? Kas soomlased, rootslased, keenialased või inglased? Noh, rallikunn. Soomida. Nii, 3, 2, 1. Inglased. Vale vastus. Keenia oma mehed on loomulikult Keenias sõidetavad Safari rallit. Kõige rohkem võitnud. Arvasin, et nii võib minna, kuna ta ei ole kogu aeg WRC olnud. Täpselt, ja see oligi väike trikikas, ma ei küsinud WRC rallit, vaid ma küsisin Safari rallit. Ja las lustid. Aga me jätkame Safari ralli lainel. Kumb Eesti rallilegendidest on saanud Safari rallil kõrgema koha? Kas Marko Märtin või Ott Tänak? Ma pakun Märtin. Pakud Märtin, tahate ka pakkuda? Pakume Tänak. Vaatame, kui on õige vastus. Opa, Ott Tänak 3. koht ja Märtin saavutas 4. koha. Nii et hästi läks sellega. Jõuame veel ja tuleb niimoodi. 27. juunil lähevad Premium-liigas vastamisi Paide linnameeskond ja Nõmme Kalju. Kumb meeskond on sellel hooajal rohkem mänge kaotanud? Kas Paide linnameeskond? Ja? No, Sel hooajal, jah, Klaavan läks ära ju Paidest. Ja. Äkki siis Nõmme. Tahad võtta valiku vastused Tuleb veel lõpuni? midagi, et ühe palju või midagi või? No paneme ühe veel, mõlemad on kaotanud 6 mängu, tuli siit alt välja. Paneme C. Mõlemad on kaotanud 6 mängu. Oota, mis asja? Nõmme Kalju küll nii palju. Vastus? 3, 2, Paide 1. linnameeskond. C. C. Lähete C peale? Vaatame. Ei. See. Nii, C. C. Vaatame, kui on õige. Põmm, mõlemad on kaotanud täpselt 6 mängu. Seis on 13, 14, 15. Vabandust. Ja sellega me läheme e-sporti. Tuleb päris põnev lõpulahing. Mänguseis on meil 13-15, mega põnev. Kohe rullime lahti viimase mänguvooru, milleks on loomulikult e-sport ja mäng, mida täna meie kallid võistlejad mängima hakkavad, on loomulikult legendaarne Tekken seerianumbriga 7. Väga lihtne, mängu võidab see, kes võidab 2 raundi ja kaptenid, mitmele punktile me panustame. Markus? 5. Margus? 5. Läheb täispangale. Võistlejad, tehke endal randmed ja näpud soojaks, sest kohe läheb madinaks. Tegemist on siis klassikalise kaklusmänguga, kus võidab see, kes vajutab nuppe kiiremini. Alustame. Opa! Märgib kohe sisse. Oi. Pippi, pane. Jaa, väga hea. Löö veel. Ussa, siuke tramburai. Oi! Pane veel. Oota! Liigu eest ära. Pane veel. Läheb Märk. Pippi, pane veel. Üks pauk veel. Pippi, üks löök veel. Märks võitis esimese raundi. Väga hea. Pipis sa saad selle joystikuga, saad edasi-tagasi ka liikuda. Oota, millisega? See,
milline see nüüd on? Sorry, ma ei tahtnud nii. Ei no, mis ei tahtnud? Löö! Opa! Kui sina ei löö, nii et see siin. Jah, boksi kuldreegel. Opa! Väga hea märks. Ilus, Pipi, sa pead selle raundi kindlalt võitma. Pipi, pinguta. Ja, mine pane veel, küta veel. Opa! 1-1, viimane otsustav raund. No ole nüüd tubli. mine nüüd kohe. Noh, mida sa teed? Pipi, pane, küta, minna ligi. Küta. Märks, nüüd. Võid hüpata ja küpitada ka, on ju. Nii peaaegu Kuidas? Pipi, opa, jalaga näkku. Veel. Märks tuleb korralikult tormiga peale. Väga tasavägine. Saate needus ei murdu. Ja tänase mängu võitsid meil Markus ja Pipi-Lotta. Suurepärane. Aitäh sulle, et sa meid täna vaatasid. Meie läheme poodiumi saatega pisikesele suvepuhkusele ja tuleme tagasi augustis. Tšau!